Tere! Mina olen Ahven, suur metsa- ja looduse sõber. Mul on väga hea meel kohtuda siin professor Mart Loogiga. Tervist! Tere! Saate korraks võib-olla rääkida 2 või rohkema sõnaga, et mis siin laboris tehakse? Meil on väga tugev traditsioon ja palju spetsialiste molekulaarbioloogias, biotehnoloogias ja puidu töötlemise tulevik tegelikult ongi bioloogilised meetodid, ehk siis ensüümid, katalüsaatorid, mis puhastatakse välja rakkudest või siis spetsiaalselt disainitud rakud, mis on nagu rakuvabrikud ja mis suudavad muundada need puidust saadud algained väga keerulisteks ja kasulikeks ja ka kalliteks kemikaalideks ja materjalideks. Ja siin on nüüd meie nagu tõesti see püha kraal, et me suudaksime kasutada rakke ja ensüüme selle asemel, et kasutada keskkonda saastavat traditsioonilist keemiatööstust, et saada kõiki neid materjale, plastikuid, polümeere, valke, toidulisandeid, ravimeid, mida iganes, biolagunevaid materjale, ja saada seda kõike taastuvast ressursist, meie oma puidust, puidujäätmetest nimelt, mida muidu põletataks, ja siis meie suurem missioon ongi siis vahetada keemiatööstuse algmaterjal, mis tuleb muidu naftast, vahetada seda väheväärtusliku puiduga ja transformeerida see ümber materjalideks ja väärtuslikeks toodeteks bioloogiliste meetodid. Nagu te näete, minu prillid on tehtud, välja arvatud see klaasi osa, on tehtud puust, aga et kas on olemas võimalus, et kui piisavalt väikesteks osadeks see nagu puidu, ma ei tea siis, konsistents jaotada ja lõhustada, kas on olemas võimalus näiteks, et see, nagu see aine või see tooraine, millega näiteks 3D printerid tegelevad, võiks olla bioloogilist päritolu ja võiks teha ükskõik mida sellise taastuv ja kiiresti taastuva sellise rohelise bioloogilise komponendiga? Jah. On võimalik? No loomulikult, sest tegelikult ega need tooted väga erineb rohkem see, millest see toode on tehtud. Ja siin ei ole vahet, põhiliselt tähtis on see, et algmaterjal oleks taastuv ja et selle protsessi käigus kasutataks taastuvaid materjale ja keskkonda vähe saastavat biotöötlust. See on meie põhiline eesmärk, jah. Kas te oskate äkki anda mõne sellise hea julgustava vihje või nagu motiveerida, et kas siia laborisse mahuks veel puidukeemikuid, kui noored tahaksid seda õppida ja sellega oma elu siduda? Loomulikult, me kõik on teretulnud, keemiaosakond, biotehnoloogiat, geenitehnoloogiat, kõik on selle tegevusega seotud. Õppida saab mitmeid asju ja laboritega liituda, teha projekte, see on kõik võimalik, nii et palun tulge aga. Ja see kittel on siis ka väga, sellise kitli te võite ka saada, see on lihtsalt, ta on spetsiifiline sellele laborile, tuumiklaboris, mis tegeleb ligniiniga. Ligniin on selline, kui eraldada puidust selline tume must osa ja teine labor, kes tegeleb võib-olla tselluloosiga, mis on valge, siis nemad jätsid ainult ligniini ja natuke mõned sellised suhkrut, tselluloosi valged molekulid. See on semiootiline. See ei ole niisama. Et see on ligniini kittel, ligniini labori kittel. Väga hea. Natukene suhkrut on ka juures. Nüüd ma tean. Aga igatahes, kallid sõbrad, ma tahaksingi öelda, et kõik me tegelikult hoolime oma elukeskkonnast, me hoolime sellest, et Eesti oleks ka edaspidi kõige rohelisem riik maailmas. Seega on suur tõenäosus, et me kõik oleme nõus ka panustama, et kes tahab õppida metsandust, kes tahab olla maailma vingeim metsataksaator, kes tahab olla metsabioloog, kes märgistab loomi, aga võib vabalt olla nii, et tõeline selline globaalne klimaatiline revolutsioon ja Superman kannab hoopis sellist täpilist kitlit ja töötab välja tehnoloogia, mis suudabki fossiilsed kütused
vahetada hoopis bioloogilise sellise sisendi vastu. Igatahes, Mart Loog, ma pean ütlema suur aitäh, meil oli au ja privileeg ja mul oli kohutavalt põnev vestelda. Suur aitäh! Aitäh!